Jobix on Riassex süsteemil põhinev karjäärinõustamise töövahend, mis koosneb fotodega ametikaartidest. Vahendis on kajastatud 139 põhiametikaarti. Kokku on kajastatud vahendis 588 erinevat ametit. Ametikaartide pildid on tehtud Eestis ja need on pildistatud praeguse tööturu olukorra iga valdkonna reaalsetes töökohtades ja reaalsete ameti esindajatega. Lisaks ametikaartidele on komplektis 5 valikukaarti. Pakub huvi, pakub veidi huvi, soovin rohkem teada saada, ei paku huvi, hoidu ning 6 Riasseq-kaarti ja 2 juhendit. Jobix on välja töötatud Norras ja kohandatud esimest korda Eesti tööturu jaoks 2012. aastal ning uuendatud 2023. aastal. Jobix on mõeldud inimestele, kes on tööturu mõistes ebasoodsas olukorras ja kellele ei sobi tekstipõhised küsimustikud, näiteks autismispektri häirega inimesed, õpiraskustega, lugemis- ja kirjutamisraskustega inimesed, varasema töökogemuseta, keelebarjääri ja muude paljude teiste probleemidega inimesed. Jobix sobib ka noortele, kes hakkavad valima eriala. Jobix vahendi abil võib nõustada igat inimest. Jobix vahendiga karjäärinõustamiseks ei pea juhendaja läbima koolitusprogrammi ega omama litsentsi. Nõustajal ei pea olema erilisi eelteadmisi ega kogemust. Soovitatav on, et nõustajal oleks teadmisi karjäärivaldkonnast ja kogemusi sihtrühmaga töötamisel. Jobixil on 2 kasutusjuhendit, millega peaks nõustaja eelnevalt tutvuma. Esimene kasutusjuhend keskendub Jobix vahendi kasutamisele ja teine juhend Riasseq-koodi tutvustamisele ning ametite sorteerimisele Riasseq-koodi abil. Riasseq on karjääri- ja kutsevaliku teooria, mis põhineb isiksuse tüüpidel. Selle on välja töötanud Ameerika psühholoog John Holland 1959. aastal. Riasseq rühmitab inimesed vastavalt nende sobivusele kuude ametikategooriasse. 6 tüüpi annavad Riasseq-i lühendi, mille järgi on teooriaga tuntud. Need 6 kategooriat on järgmised: praktiline, uuriv, loominguline, sotsiaalne, ettevõtlik, harjumuspärane. Jobix vahendis on moodustatud iga ameti jaoks 2-täheline kood. Näiteks õpetaja kood on SE ehk õpetajaid võib pidada sotsiaalseteks ja ettevõtlikeks inimesteks. Ehitustöölise kood on aga RC ehk selle töötegijad on praktilised ja teevad pigem harjumuspärast tööd. Ametikaardi esiküljel on pilt ning ametinimetus 3 keeles: eesti, vene ja inglise keeles. Iga pildi tagakülje vasakul poolel on 2 pilti, mis illustreerivad selle ametikoha muid tahke või täpsustavad mõnda aspekti. Tagakülje paremal poolel ülalnurgas on ka 2-täheline kood, Riasseq-kood, mis kategoriseerib ametit ja selles ametis nõutavat ning number 1, 2, 3, mis tähistab tavapärase kvalifikatsiooni hariduse taset. Esimene tase on mitteoskustöö tase, kus ametitel ei ole nõutud ühtegi haridustaset. Teine tase on kesk- ja või kutsehariduse tase, kus ametitel on üldjuhul nõutud vähemalt kutse- ja või keskharidus. 3. tase on täiendava hariduse tase, kus ametitel on nõutav kõrgharidus. Samuti on nurk tähistatud vastava haridustaseme värviga. Tase 1 sinine, tase 2 roheline, tase 3 kollane. Tagakülje parema poole ülemisel veerandil on ameti lühikirjeldus. Tagakülje parema poole alumisel veerandil on sarnaste ametite loetelu. Tagakülje alumises paremas nurgas on QR-kood, mis viib seda ametit tutvustavale haridusportaali edu.ee lehele. Haridusportaal edu.ee
kuvab noortevaldkonna, hariduse, õppe ja karjäärinõustamise ning tööturgu õppega seostavate valdkondade infot. Haridusportaal edu.ee toob õppijateni ka nende digitaalsed lõpudokumendid. Edu.ee alamlehel karjäär on välja toodud ametialad ja ametid. Iga ameti juures on olemas pikem ametikirjeldus, tööülesanded, töövõimalused, töökeskkond, haridus ja väljaõppe koos õppimisvõimalustega, teadmised, oskused ja eeldused ning olulised valdkonnaspetsiifilised info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaalased oskused. Tänapäeva muutuvas maailmas muutub pidevalt ka tööturg. Seda näitavad ka OSKA valdkonnauuringud, milles on esile toodud kasvav vajadus nutikate töötajate järele, kes oskavad tehnoloogiat erinevatel elualadel kasutusele võtta, arendada, hooldada ja hallata. Samuti suureneb personaalsemate teenuste vajadus. Kasvab andmeanalüüsi oskusi, aga ka empaatiavõimet ja loovust eeldavate ametikohtade arv. Väga paljude ametikirjelduste järgi tundub amet lihtne, kuid tegelikkuses vajab spetsiifilisi teadmisi, näiteks arvuti kasutamise või mõne seadme käsitsemise oskust. Näiteks taaraautomaadi operaator peab tundma automaadi seadistust, et tõrgete korral probleeme lahendada. Samuti peavad liinitöölised tundma oma masinaid ja oskama neid seadistada. Võrreldes 10 aasta taguse ajaga on tulnud juurde palju ameteid, mida me aastaid tagasi ettegi ei kujutanud. Näiteks toidukullereid ja isenteeninduskassa töötajaid. Ära on kadumas jällegi koopiakeskuse töötaja, piletikontrolöri ja portieeamet. Vähemaks jääb müüjate ametikohti, kuna tuleb juurde iseteenindamise võimalusi ja veebipoode. Kuna kasvab keerukamat tööd tegevate spetsialistide ametikohtade arv ning väheneb rutiinseid ülesandeid täitvate töökohtade arv, siis on väga oluline välja selgitada ka tööturul ebavõrdses seisus olevate inimeste töötamise võimalused, lähtudes nende oskustest ja võimetest. Täna proovime kliendiga välja selgitada tema tööalased huvid Jobiks nõustamisvahendiga. Aseta lauale 3 huvide kategooria kaarti, pakub huvi, ei paku huvi ja soovin rohkem teada saada. Aseta kliendi ette ametikaartide pakk ja palu kliendil jagada kaardipakk nende 3 huvikategooria vahel. Selgita kliendile, et ta peab rahulikult mõtlema ja oma valiku tegema. Jäta klient üksi valikut tegema, et ta ei tunneks kontrolli. Kuidas sul läheb? Hästi. Saad sa ilusti nii-öelda rahulikult mõelda? Sul läheb veel aega? Jah. Aga mõtle rahulikult edasi. Kui klient on oma valiku teinud, siis asu koos kliendiga valikuid läbi vaatama. Võta ette soovin rohkem teada saada kaardipakk ja tutvusta kõiki selles kaardipakis olevaid ameteid. Vajadusel kasuta edu.ee portaali abi ametite tuvastamisel ja tutvustamisel. Seejärel palu kliendil teha ka nendest kaartidest oma valik, jagades kaardid pakkidesse pakub huvi või ei paku huvi. Aseta kõrvale ei paku huvi kaartide pakk. Seda analüüsima ei pea. Järgmisena
palu kliendil valida välja pakub huvikaardipakist 10 kõige rohkem huvipakkuvat kaarti. Ära kiirusta klienti takka, vaid lase tal rahulikult oma valik teha. Kui klient on 10 kõige rohkem huvipakkuvat ametikaarti välja valinud, siis räägi temaga läbi kõik välja valitud ametid, miks need talle meeldivad ja mis on need nüansid, miks klient antud kaardi valis. Samuti kõik need küljed ametist, mis kliendile ei meeldi. Mis sulle lennusaatja juures huvitab? See, et ta kuulda nagu, jah, need asjad paneb nagu, või nagu, et ta sätib kõik nagu asjad paika, et kõigil oleks nagu hea. Seejärel palu kliendil valida 5 ametikaarti, mille suhtes on ta kindel, et tahab nende ametikohtade uurimisega edasi minna ja mis on reaalsed töökohad, kuhu ta tulevikus tööle läheks. Tisler. Tõstukijuht. Võta välja kokkuvõtteleht. Hakake koos kliendiga kokkuvõttelehte täitma nende ametite põhjal, mis osutusid kliendi poolt välja valituks. Sealhulgas kindlasti vaadake üle õppimisvõimalused ja pange kirja kindel tegevusplaan. Vastavalt tegevuskavale hakkavad nõustaja ja klient otsima kliendile sobivat töökohta. Eelnevalt võib teostada eelsorteerimist ametikaartidele vastavalt kliendi eripäradele. Vali ametid, mida sa tahad klientidele tutvustada. Näita klientidele ametikaardi esikülge, kus on ametinimetus kaetud. Mis te arvate, mis veel? Hambaarst pakkusite? Kirurg, aga kõige tavalisem. Lihtsalt. Võtke hamma seest ära. Arst. Lihtsalt arst. Aga kust te aru saate, et see on arst? Selline vorm on. Ja vorm ja mask on ees, et prillid on tal 2 prilli. Tõesti, see on arst. Näita ametikaardil olevat ametinimetust ja kinnita ametikaardi ametinimetus. Näita sama kaardi teist külge. Jäi teil meelde, mitu aastat on vaja õppida? 6. Vähemalt 6, aga tegelikult väga paljud õpivad ka 8. Peab olema hästi kõrgharidus. Ülikooliharidus kindlasti, aga enne ülikooli, mis haridus on? Enne kui ülikooli minna, mis sa pead lõpetama? Keskkooli kõigepealt. Mine klientidega QR-koodi kasutades edu.ee portaali. Näete, siis tuleb selline lehekülg lahti. Siin on kohe kirjas, mida arst teeb. Arst diagnoosib, ravib, ennetab haigusi. Arutle klientidega sarnaste ametite üle. Veel. Korda tegevust kõikide välja valitud ametikaartidega. Kokk. Kus te aru saate, et ta kokk on? Teeb süüa. Aga kes veel? Õpetaja. Mis õpetaja põhjust teeb? Õpetab. Veel? Kannab hindeid. Vaatab, kes on puudunud ja kes on olemas. Jah, täpselt. Jaga igale mängus osalejale üks Jobixi ametikaart või lase neil see ise valida. Ametikaarti ei tohi näidata teisele mängijale, see peab jääma iga mängija enda teada. Iga mängija kirjeldab teistele mängijatele oma Jobixi ametikaardil olevat ametinimetust ja teised peavad selle ära arvama. Kaardil oleva ametinimetuse sõna kasutada ei tohi. Selle ameti äraarvamiseks tuleb kasutada teisi sõnu. Tahad proovida? Sa võid rääkida.
aga sõna öelda ei tohi. Mis ta teeb? Kastab lilli. Veel. Niidab muru. Kes kastab lilli ja niidab muru? Aednik, tubli, kas see on aednik? Näita kõigile pilti. Tubli, aednik. Elukutsete äraarvamiseks võivad teised mängijad esitada ka abistavaid küsimusi. Millega või kellega selle ameti esindaja tegeleb? Millised on tema põhilised tööülesanded? Mida see töötaja peab teadma ja oskama? Töötaja peab teadma ja oskama näiteks. Kuidas sa näiteks riigis keda? Või siis alati teha? Keegi tahab veel midagi täpsustavat küsida. Kes teeb selliseid? Lõikab salateid? Kokk. Aga kas see on kokk? Päris ei ole vist kokk. Ei ole. Kas ta aitab kokka? Abikokk. On, näita. Väga hea. Päeval oleks mõnus töötada. Oleks päris põnev, on ju. Saab reisida ringi ja... Jaa, aga siis kui on merehaigus, siis on raske. Siis on jah raske. Ma arvan, neid ei võetagi, kelle merehaigus on. Ja inimene ei taha ise minna, sest tal on paha olla kogu aeg. Mina olen seda Astangul proovinud. Abikokka oled. Väga hea.